Tervist, mina olen siis Mikk, Agripartneri müügijuht kütteseadmete valdkonnas. Täna räägime lühidalt siis diiselküttel soojuskiirguritest, mis on soodsad, ökonoomsed ja väga tõhusad. Alustame siis mudelitest, mis on kõige väiksem, TOE 90. Mõeldud on ta siis kütmaks keskelt läbi 30–60 ruutmeetrit. Järgmised mudelid lähevad samm-sammult suuremaks, siis mudel 150 ja 250F, mis on juba ventilaatoriga. 250F on vaieldamatult kõige populaarsem mudel, kuna sobib ta sihuke 200–300 ruutmeetri kütmiseks ideaalselt, olenevalt siis lae kõrgusest ja hoone soojuspidavusest. See antud mudel siin on siis 350F Maxi, mõeldud on ta juba suurte ruumide kütmiseks. Antud ruum siin on keskelt läbi 650 ruutmeetrit, lae kõrgus 5,5 meetrit, soojustuseks on tal siis sandwich seinad, aga antud masin saab selle siis kütmisega väga edukalt hakkama. Peremees siis on öelnud, et keskelt läbi 2 päeva kulutab see masin 20 liitrit diislit. Et vaieldamatult soodne, väga mobiilne ning tõhus ja vastupidav kütteseade, mida kindlasti tasub kaaluda. Räägime siis natukene ka selle masina omanikuga, siis nüüd 2 nädalat umbes on see aeg olnud, kus klient on masinat kasutada saanud ja küsime tema käest siis mõne kommentaari, kuidas on ta masinaga rahul ja aitäh, sina oled ka omanik. Nii, aga nüüd on klient meieni jõudnud, räägib ta mõne sõnaga, mille ta ostis, miks ta seda kasutab ja kuidas ta sellega rahul on. Tere! Aitäh, tere! Minu nimi on Ahti ja antud juhul sai antud masin siis 350 Maxi muretsetud siis selle antud hoone või garaaži kütmiseks täpselt. Ja kuna siin oli kiiresti vaja mingit lahendust, siis antud juhul see nagu masin andis kõige kiirema lahenduse. Odavama, ütleme, kõige edukama ja kiirema lahenduse. Suures see soojuskiirgus iseenesest on, mis tema kasuks räägib, on see, et on vaikne, on tõesti hästi vaikne. Ta ei häiri töö tegemise juures, kui ta käib ja samas ta on selline hästi mobiilne, et seda saab alati liigutada. Kui ütleme, tundub, et see ikkagi on soojusest vähem, siis sa saad selle masina tuua endale lähemale, vastavalt kui tundub palav, sa viid kaugemale, nii et see tööpiirkond, kus sa töötad, on alati soe. Samas on hästi optimaalne, sest ei ole vaja tegelikult kohe otseselt ka tervet ruumi kütta. Samas hetkel, kus see temperatuurid on nii madalad ei ole, ta on hakkama saanud siin keskelt läbi 600 ruutmeetri kütmisega, ööpäeva ringselt 15 kraadi, kusjuures küttekulu on ööpäevas 10 liitrit. Väga ökonoomne. Jah, muidugi ja mis alguses nagu hirmu tekitas, oli see, et kuna see teikgaasid tulevad kõik ruumi, siis oli hirm, et äkki tõesti, et siia jäävad mingid põlemisjäägid, mis võivad mis iganes olla inimesel nagu ohtlikud, aga tõesti ma võin seda väita, et kusjuures kui ma nüüd 2 nädalat olen ka kasutanud, siis mingit probleemi ei ole. Kas see jääksoojuse miksamist tuleb põhimõtteliselt korstnast välja, see ruumi sisse, nii et see ökonoomsus tulebki temal. Just, kõik nii-öelda kasutatakse ära. Just, ja mis tema plussiks on see, et kuna see variandil on ka ikkagi see ventilaator sees, siis ta ikkagi suurte ruumide puhul on see ikkagi hea, ta ikkagi tekitab õhu tekib mingi tsirkulatsioon ja samas ka hästi vaikselt toimub see tsirkulatsioon. Ja alati sa võid ka panna ta ööseks kinni, hommiku jälle peale sisse lülitada, nii et ta ei pea veel sul 24/7, aga antud juhul ma olen seda hoidnud, ütleme,
hetkel ikkagi ööpäevaringselt sees. just. ja mis on ka väga oluline, et elektri tarbimine on tal praktiliselt olematu, 100 vatti ehk siis sama palju nagu tavaline väike öögniidiga siis pirn. Mis ma veel oskan öelda, ega siin ei olegi tegelikult midagi öelda, kuna toode on lihtne, vastupidav ja ma eeldan, et me kohtume Atiga tulevikus veel, kui järgmist hoonet on vaja kiiresti kütma hakata. Aitäh! Aitäh! Nii, aga tänud siis kuulamast, loodan, et saite antud toodete kohta natuke aimu. Otse loomulikult, kui teil rohkem küsimusi on, julgelt pöörduge Agripartneri poole, vastan kõikidele teie küsimustele ja mis selle toote kohta öelda, et ta on hästi ökonoomne, ta on taskukohane ja väga pika elueaga. Ehk siis tulge meie lehele .agripartner.ee, otsige mind üles ja kohtume!